I wish, et ma mingi parema videoideega oleks päevavalgele tulnud. Okei, ja tere tulemast tagasi siis minu kanalile. I broke my bed part 1. I need life. No, what I also need? I need friends. Oh my god! Sorry. Jõin enne seda pitat kohvi. Versace on my neck. Versace on my... jah. Ma olen 3 kuud ära olnud. Ei. Vabandust, ma olen 4 kuud ära olnud. Ma nüüd teen järjekordset video. Mis on Q&A, bitches! Neid küsimusi on palju. Anywho, let's start with the video. Okay. Let's roll. Esimene küsimus. Mis on sinu elu moto? Minu elu moto on have fun and regret later. Ehk siis lõbutse ja kahetse hiljem. Su suurim insecurity. Minu food, baby. Kas sul on kindel stiil? Mul on siuke hipi style. Kuidas ma selle leidsin? Ütleme nii, et ma olin internetis ja siis ma lihtsalt nägin nagu hipi stiilis inimesi, ma nägin vintage stiilis inimesi ja mulle meeldisid mõlemad stiilid nii väga, et ma enne selle teadmata panin need mõlemad kokku. Ehk siis sündiski siuke hipi vintage stiil, mis mul nüüd on. Ja. Kas su juuksed meeldivad sulle? Oh my god, jaa. Look at that. Look at that. See pole küsimus, aga võta see 1 minut ja mõtle selle peale, et elu on hull, mõtle, mis kõik veel sind ees ootab. Kusjuures, kui ma mõtlen selle peale, et nagu elu ei ole hull, elu on fun, kui sa seda elada oskad muidugi. Sõnanes käib pitsa peale. Ei. Kelleks sa saada tahad? Ma tahan saada psühholoogiks, mind huvitavad inimesed. Ja see, kuidas nad käituvad, see, nagu kuidas mingi probleem neid mõjutab, on ju. Milline on su lemmikriik, kus sa käinud oled? Kreeka. Ja reaalselt mingi junn just lendas, aga Kreeka. Ma alustasin YouTube'iga 3 aastat tagasi, ehk siis 2016 aastal ja see oli 26. september. Miks otsustasid juuksed lühikeseks lõigata? See on küsimus, mida ma nii palju saan ja ma ei tea, kas ma olen selle üldse kunagi korralikku vastust andnud. Aga põhjus, mis ma nüüd lühikeseks lõikasin, oli, et ma lihtsalt tahtsin muutust ja ma lihtsalt, nagu ma olen inimene, kes vahest nagu vajab muutusi. Ükskõik millised nad on. Et, you know. Mis on olnud üks lause või hetk, mis on su kõige rohkem su elu üle mõtlema pannud? Nagu neid hetki on nii palju olnud, et ma ei oska isegi midagi täpsemalt välja tuua, aga nagu näiteks ma käisin kunagi ühe väga toreda inimesega pildistamas ja põhimõtteliselt see oli minu esimene photoshoot üldse reaalselt nagu reaalselt inimesega, kes oskab teha, you know, oskab teha seda, ta lihtsalt oskab reaalselt nii häid pilte teha. Nagu see esimene photoshoot, mis meil oli, seal me põhiliselt terve aeg nagu rääkisime nagu, you know, elust ja nii edasi ja üleüldse terve see photoshoot oligi nagu see üks suur hetk, mis mind elu üle mõtlema pani. Millal oli su first kiss? Aastal 2018, mingi jaanuaris, veebruaris. Ma olin 13, nagu, oh my god. Kas sa oled olnud haiglas? Jaa, ma olin kunagi väiksena neeruvaknapõletikuga haiglas. Kui ma õigesti mäletan, oli see neeruvaknapõletik vist. Aga mul oli 40 palavik. Reaalselt ma ei olnud nagu mingi laip kuskil. Ma ei lihtsalt nagu jooksin ringi. Ma nagu, mul on 40 palavik või? Suva! Mul annab sulle kui kuuluvustunded. Mul on 46 seisulu, mida ma teen, Mu prillid kadusid ära. Very sweet glass. Kuid I am honestly so sad because my glasses are gone. Jah, nüüd te peate endaga leppima. Kas sa oled kunagi tahtnud ennast midagi enda juures muuta? Kui oled, siis mida? Mitu aastat tagasi ma olin fookusest väljas, apparently. Olin, ütleme, 13 veni, siis ma ei suuda ennast nende klaasidega tõsiselt võtta. Aga nagu, you know, elab üle. Ma tahtsin nende juures muuta midagi, vähemalt 2 aastat tagasi. 2 aastat tagasi ma olin 13, on ju, ja ma olin väga annoying. Ja ma sain sellest aru alles siis, kui suvi hakkas lõppema ja 7. klass tuli
ja siis ma sain aru, kui annoying ma olen olnud ja kui nõme inimene ma olen olnud. Ja ma hakkasin ennast muutma, ma hakkasin otsima endale uusi sõpru. Ma hakkasin käituma teistmoodi, riietuma teistmoodi. Ja 2 aastat hiljem Hirviar, kas sul on crush? Oh my god, jaa. Kas sind on reedetud mõne sõbra poolt? Mind on küll, jah. Siis klubis joku kaua ujumisega tegelenud. Ma ei tegele enam ujumisega, aga kunagi ma käisin topiklubis, Riita topiklubis. Ma käisin seal vist 4 aastat. Teada ma lapsepõlve. Mu lapsepõlve oli ülifun. See on nii häid mälestusi täis lihtsalt, et vau. Kui suhtes oled, ma olen täiesti vallaline. Mida ma olen? Aga need olid siis need kõige huvitavamad küsimused, mis ma suutsin välja noppida. Kindlasti likeige seda videot, kui see teile meeldis. Kommenteerige alla, mis videot te tahaksite suvel näha ning kellega te neid näha tahaksite. Äkki mul õnnestub mõni kollab lõpuks teha. Ma ei tea. Bye!